Seisame Bert Lombiga Tallinna lastehaigla ees vihmavarjus. Tema ja abikaasa viimased päevad on möödunud just selles majas, kuna nende 12-aastane tütar viibib raske koljutraumaga arstide hoole all. Esmaspäeval 18. mail sadanud oli kuiv ja soe. Pärast lõunal sai pere Rae vallas asuva Kindluse kooli direktorilt ootamatu kõne, et tütrega juhtus raske õnnetus. Jõudsime õnnetuspaigale. Nägin, et Elisabethi tõstetakse kanderaamil juba kiirabi autosse ja selle juures oli üks tänaseks teada saanud üks Elina, et aitäh sulle Elina, et sa mu lapse juures olid, kes siis aitas sellele kaasa, et lapsel oleks lihtsam. Ja siis tõsteti sinna autosse ja mina istusin kiirabi autosse kaasa ja hakkasime sõitma ja kuna siis autos, seal oli näha, et oli valud, aga ta vajus nagu koomasse ära, et alguses oli plaan tuua siia laste intensiivida vist ja siis kuna asi läks nii kiiresti nii palju tõsiseks, siis suunati kohe siia PERH-i poole. Berti sõnul toimus kõik kiiresti ja väga professionaalselt. Tänaseks on tütar koomast välja toodud ja reageerib ümbritsevale ning suhtleb. Mis siis aga juhtus? Meil on jalgrattad olnud maaster madalast peres, eks ole, ja 4 aastat tagasi ka me oma perre ostsime küll elektrilise tõukeratta, aga need on need sellised aeglased vanakooli aparaadid ja lapsed on sellega sõitnud suvisel ajal ja alati on kiivrid peas olnud, et me oleme alati öelnud, et kiivrid pähe. Aga nüüd, kui ma siin olen kuulnud haiglast ka arstid ja õed ja kõik on öelnud, et see selline nagu tõukse epideemia läks lahti eelmine aasta, kui tohutud sulkas hakati neid väga, väga võimsaid tõukse tooma, Eestisse müüma ja kõik ju tahavad ja popp ja mul tüdruk ka tegelikult rääkis, ta hirmasti ei tahaks, ma ütlesin, et ei, et seda me kindlasti ei osta, eks ole. Aga oli võimalus proovida, on ju. Ja kellegi seal koolikaaslasel? Jah, sõbral oli ja sõber ka hea tahtlikkusest ju andis, on ju. Ja võib-olla ütles ka, et pane see kiiver pähe, aga tüdrukul ju 12, eks ole, õrna aeg on ju, lokid, värgid, särgid, on ju. Et ei taha panna ju, on ju. Läks tegi väikse lõbusõidu ja nii see juhtus. See oli õnnetus, kus mitte keegi, mitte kellegiga kokku ei põrganud. See oli õnnetus, kus 12-aastane tütarlaps lihtsalt kaotas juhitavuse tõukeratta üle ära ja kukkus asfaldile. See oli õnnetus tõukerattaga, mis ei olnud renditõukeratas. Nende kiirused on piiratud. See oli tõukeratas, mis oli soetatud kuskilt ja kus kiirused nende puhul tõusevad väga kõrgeks. Tihtipeale need ei juhtugi enam nii palju rendi tõukeratastega, vaid nende tõukeratastega, mida inimesed endale ja oma lastele, noortele, pereliikmetele soetavad. Tihtipeale need on võimsamad, need ei ole lubatud isegi liiklusesse. Nad ei ole enam 25 kilomeetrit tunnis sõitvad, vaid nende kiirus ulatub 50, 70, 100. Nad kvalifitseeruvad juba kas AM-kategooriasse, mootorrattaks või autoks. Bert saab aru, et kedagi süüdistada ei ole mõtet, pigem palub ta lastevanematel endil olla kordades hoolikam ning anda tugevamat eeskuju just selles vaates, et lapsed oskaksid ennast kaitsta ja hoida. Igal asjal on oma koht, eks ole. Et kui ma täna vaatan tõesti neid turbotõukse, eks ole, ma isegi ütlesin, et surmapillid on ju, et nende koht ei ole liikluses, just kerg liiklusteel. Ma mõtlen sellele, et ma kujutan ette praegu tüdruk oleks sõitnud, on ju, seal oleks selles liiklusteel olnud ema, kes tuli just 2-aastase lapsega, eks ole, tipa-tapa ja hüppab tee peale ette, mul oleks tüdruk talle otsa sõitnud. See oleks 2 last olnud. See õnnetus, mis juhtus, kõigepealt ma tänan see kindlasti isa, kes antud pöördumise tegelikult sotsiaalmeedias tegi. Kindlasti ei olnud see kerge, aga ma loodan, et see paneb väga palju vanemaid mõtlema. Just sellel põhjusel, et need õnnetused võivad lõppeda väga kurvalt ja need traumad võivad olla väga-väga rasked. Meie soovitus oleks, et palun üldse mitte soetada ei endale ega oma lähedastele selliseid sõiduvahendeid, mis ei ole tegelikult avatud liikluses lubatud.